Tere tulemast kõigile, kes on evangelismi kooli tulnud, tere tulemast kõigile, kes on vaatamas ja täna on natuke teistsugune koosolek, kuna täna on siis tunnistuste koosolek ja ma olen palunud erinevatel meie koguduse liikmetel jagada oma tunnistusi sellest, kuidas nad on saanud evangeeliumi kuulutada, kuidas nad on saanud haigete eest palvetada. Nii et alustame siis Malle. Aitäh. Tere. Jumal on nii hea, nagu see laul ütles, ta on järgimas oma headusega meid, ksikese peaga välja ei mõtle. Tema on alati üle meie igasuguste mõtete ja arusaamiste. Tänu Jumalale, ainult tänu Jumalale on kõikide nende asjade eest, mis ma olen siia üles tähendanud. Ma tegin endale väikse spikri, sest et muidu võib juhtuda, et ma hakkan midagi äkki kordama. Tähendab, siin ei ole nagu kronoloogilist järjekorda, lihtsalt ma kirjutasin nii üles, kuidas Pühavaim mulle meelde tuletas. Ja võib-olla kõige värskem on nüüd juulikuus, mis toimus, vahet ei ole. Ühesõnaga, ma kirja panin juuliga oma kõigepealt. Mul pisikene lapselaps oli minu juures, ta südameigatsus on iga kord, kui ta Tallinnasse minu juurde tuleb minna liiklusparki, seal ta saab erinevate elektriautodega rallitada ja sinna saab ainult kirja pannes, et muidu on see alati hõivatud, et broneeritud või niimoodi. Ja siis meil oli broneeritud ja puha ja hommikul pisikene Remi tõuseb päris kõrge palavikuga, üle 38 oli. Ja seal on see praktika nii, et siis tuleks nagu anda kohe palaviku alandavat mingit siirupit. Ma tunnen südames, mida mul on õpetatud. Siis mõtlesin, Remi, nüüd teeme nii, võtame ja palvetame. Remiga koos ma ei ole varem ennem palvetanud, ta on märts, siis saab 6. Ja Remi oli kohe nõus. Ta ütles, et kas me siis saame rallitama. Ma ütlesin, et Jumal teeb meid terveks. ja see on niivõrd tore, kuidas üks laps, ta on lihtsalt nii siiras. Ja panime käed talle peale ja hakkasime koos palvetama. Ja siis palvetasime ära ja siis Remi ütles, et mul on juba parem. Aga tegelikult päris niimoodi ei olnud. See oli niimoodi, et see oli päris hommikul 8 paiku, kui me palvetasime ja 12-ks oli tal palavik läinud ja ta oli täiesti, nagu ei oleks olnudki mitte midagi, ei olnud tal nohu ega mitte midagi. Väike Adele oli muidugi ka, tema oli ka kaasas palvetamas, tema oli ka hästi süke asjalik, et tema tahab koos vennaga minna ikka. Ja siis oligi nii, et kella 2 paiku 8 meil oli broneeritud. Läksime kõik koos rallitama ja see palavik ei tulnud enam tagasi ja Remil ongi see teadmine, et Jumal tegi ta terveks Jeesuse nimel. Et lapsed saavad praktikat oma elust, oma kogemustest, et ei ole ainult siirup see, mis sul palaviku alla võtab, vaid Jumal on kõikväeline tervendus, imesid tegema. Ja see ei olnud ka isegi niimoodi, et oleks mingi põdemine pärast tagasi tulnud või midagi. Ta oli täiesti terve, nohu, mitte midagi ei olnud. Et tänu Jumalale. Ja siis mul on siin veel kirjas, et tihtipeale me käisime koguduse liikmetega erinevatega, käisime nii pargis kuulutamas inimestele, kes siis meile teele sattusid või kuidas Pühavaim kellegi juurde juhatas. Ja siis ma isegi ei mäleta enam, see oli päris aastaid tagasi, siis mul oli pidevalt oli kotis väike õlipurk ja ma oli südames see, et kui Jumala vaim juhib, et siis saab õliga võitud ja palvetatud mingi olukorra eest. Ja siis üks memm istus seal Mänipargis kuskil, ühesõnaga tagumises nurgas ja nad olid isegi 2, nende oli 2 tükki, aga ühel memmel oli kuuldapparat oli kõrvas. Ja kui ma teda nägin kuuldapparadiga, kohe Pühavaim kõnetas, et sul on õli kotis. Siis ma mõtlesin, et me kõigepealt läksime siis nende juurde, kas nad üldse meiega räägivad, sest osad inimesed ei taha sellest
Jumalast kuulda midagi, eriti kui sa mainid Jeesuse nime. Sest tihtipeale on niimoodi, et sa ütled, et Jumal ja hakkad Jumalast asju rääkima. Nad on nii nõus, aga nii kui tuleb sisse Jeesuse nimi, siis on selge, et neil on ebajumalad, keda nad kummardavad. Aga siis saingi südamesse, see memm oli hästi tore, nad kuulasid mõlemad Jumala sõna. Ja siis, kui ma küsisin, et kas sa tahad, et me palvetame su kõrvade eest, tal kuuldeaparaadi läbi ta kuulis. Ja siis ta oli sellega nõus, võttis selle aparaadi ära. Siis ma sain südamesse kassin näppu tõliseks ja panin mõlemisse kõrva niimoodi. Ja siis palvetasime. Ja tulemus oli see, et naine pärast ei pannud enam kuuldeaparaadi kõrva, vaid ta kuulis ilma selleta, et Jeesus on seesama eile, täna ja igavesti, et piibel ei ole ajalugu. See on lihtsalt see, kuidas Jeesus tegutseb kogu aeg meie seas ja meie hulgas. Et tänu Jumalale. Ja üks vanem lugu on veel, et meil evangeeliumi kuulutamine ei olegi mitte niimoodi, et ainult tänaval, vaid evangeeliumit me kuulutamegi seal, kus me oleme, sest et Jumal lihtsalt elab meie sees ja kui me näeme olukorda või püha vaim juhib, et siis me lihtsalt alistume ja töö juures oli üks töökaaslane oli aastates 60 ringi ala natuke sinna tänna. Ja siis ta käis seljavaluga, oli näha, et tal oli raske tõusta, raske istuda ja ta oigas. Ja siis ma lükkasin seda edasi, käisin lõunal ära, aga püha vaim kogu aeg rääkis, et mine palvetada eest. Ja siis lõpuks võtsin julguse kokku, kutsusin ta kõrval tuppa, et kuule, et kas sa tahad, et ma palvetan su eest. Ja ta oli kohe nõus, sest et ta oli käinud juba kõik arstid läbi ja ta abi ei olnud saanud. Ja siis tal vist mingi ravikuur oli ka veel poolel isegi. Ja siis tookord oli hästi vahva. Jumal oli kuidas ma ütlen, et Jumal tegutses niimoodi, et kõigepealt ma sain südamesse tal käte eest palvetada, et ta pani niimoodi käed ette. Ja käed ei olnud ühepikkused, ehk siis ta nihutas kõik siin paika selgroos, mis tal siin turjas oli. Ja see oli niimoodi, et ta ise nägi, kuidas tal käed kasvavad, siis ta oli täiesti šokis. Ja siis ma lihtsalt andsin au Jumalale ja ütlesin, et Jeesuse nimel need asjad toimuvad. Ja siis aga ma sain südamesse ka, kuna meid oli õpetatud toona ka see seljatoe peal, et jalgade eest, jalgu mõõta, et kas jalad on ühepikkused, et kõik, mis asjad siin selgroos on nihkes või valesti, et need saaksid paika. Aga tal olid jalad ka erineva pikkusega ja jalad kasvasid ka ühepikkuseks. Et Jeesuse nimi on nii võimas, et ma ei pea vaatama mitte enda peale, vaid see, mida Jumal tahab sinu läbi teha, kui sa oled sõnakuulelik. Sest ma pärast parandasin meelt Jumala ja ütlesin, et ma oleks pidanud seda kohe tegema, kui ma neid asju nägin, aga ja, et parem hilja kui mitte kunagi. Et kogu au läks Jumalale ja see töökaaslane oli täiesti šokis, et kas Jumal tõesti täna teeb selliseid asju ja ta sai oma valudest lahti. See oli selline, et tal ei olnud niimoodi, et ta käis veel 5 päeva valudega, vaid et ta oli vaba nendest valudest. Tänu Jumalale. Et Jeesuse nimi on nii vägev. Nii, ma vaatan, kus mu järg nüüd jäi. Ma panen prillid ette, sest et mul on veel, kuidas ma ütlen, ma kasvan usus, et ma varsti ei pea prille kasutama, aga vahest ikka on vaja. Siis üks endale mul tuli mis minu endaga juhtus, kui me käisime tegelikult tervenduskool, kui hakkas ja kui ma hakkasin käima selles tervenduskoolis, siis oli niimoodi, et pastor just õpetas mingi tervenemisprintsiipe, et kuidas käsi peale panna haigetele ja kuidas Jumala sõna ja väe läbi anda käsklusi haigustele, et need haigused lahkuksid. Ja siis ühtäkki keset kooli ütleb niimoodi, et kõik need, kellel on mingi probleem ihus või haigus, tõuske püsti. Siis päris paljud saalist siis tulid püsti. Ja siis oli teine pool oli see, et ja need, kes istuvad, need mingi haiget teenima. Ja siis oligi, mina sattusin ühe naisterahva juurde, kellel olid põlvevalud olnud.
ja noh, seekord oli esimene kord, kus ma üldse panin nagu inimesele käsi peale. Ja see oli nagu hästi vahva, kui ma ütlesin Jeesuse nimel valu kao põlvedest ja et jalad kasvagu ühe pikkus, tal oli ka erineva pikkusega jalad, et jalad kasvagu ühe pikkuseks, siis ma olin ise šokis, sest et ma nägin, kuidas need jalad ühe pikkuseks kasvasid ja Jumal tegi tööd, kusjuures mul ei olnud pärast julgust ta käest küsida, et kas valu ära ka kadus. Aga siis, kuna ta oli meie oma koguduse liige, siis paari päeva pärast ma võtsin julguse kokku ja siis küsisin ikka ja siis ta ütles, et jaad, et kõik on läinud, et valusid enam põlvedes pole. Tänu Jumalale. Ja tegelikult ma algul tahtsin öelda, et mis mu endaga nagu juhtus, oli see, et ma olisin teise jutuga segamini. Et ükskord täiesti tavalise koosoleku ajal pastor sai pühaaimult juhised, et saalis on keegi, kellel on järjest pidevalt suurenenud seljavalud, et ta tuleks ette. Ja toona ma olin suhtkust noor oma arust, et noor inimene ei peaks nagu seljavaludega minema ette, et kui saal on täis vanemaid inimesi, siis ma nagu ei läinud ja siis neid kutseid tuli vist 3-4 tükki. Enne kui mul sain aru, et keegi teine ei ole seljavaluga, et siis ma läksin lõpuks ette. Ja tulemus oli see, et jalad kasvasid ühe pikkuseks ja ma täiesti füüsiliselt tundsin, kuidas see koorem mul läks selja pealt ära. Et ma pole nagu sellist kogemust nagu eraldi tundnud. Et tänu Jumalale, et oled küll punnid vastu, aga et lõpuks peab ikka sõna kuulama. Tänu Jumalale. Et need seljavalud kadusid ikka päriselt ikka aastateks ära, et neid enam tagasi ei tulnud. Kuigi ma ükskord hiljem külmetasin lihtsalt kevadtuultega uuesti selja nagu ära. Aga see on juba mingi järgmine teema, et seda ma täna ei räägi. Aga siis on paar sellist asja on juhtunud nagu kui koguduse ühel õel oli kanna peal konnasilm. Palvetsime, käskime selle konnasilmal lahkuda Jeesuse nimel ja otse loomulikult ta kohe ei jooksnud sealt minema. Aga mingi aja pärast olid sealt läinud. Ja siis üks ekseemi moodi nahahaigus, ma isegi ei mäleta enam, kas oli 1 või 2 käe peal ühel õel kogudusest meil. Ja palvetasime, pani käed peale ja ka see oli niimoodi, et ta ei läinud kohe ära, aga siis mingi, ma ei tea, nädala jooksul või ühesõnaga ja ta oli läinud ja ta ei tule tagasi. Jeesuse nimi on nii vägev ja et see on nagu see, et kui sul südamesse, püha vaim annab südamesse, kui sa näed midagi, mis ei ole nii nagu Jumal on seda loonud või mis kurat on tulnud inimese elust varastama. Ja siis kui püha vaim annab südamesse, et tee seda, siis see tuleb kohe teha. Ja sest et au läheb Jeesuse nimele. Läksin natukene sassi oma järjekorraga, aga mul üks töökaaslane oli, ühesõnaga ta tahtis minna 10 päevaks reisile ja eelmine päev tuleb minu juurde, vaikselt küsib, kas sa minu eest palvetada saad, et see kuskil ei kostaks. Ja siis läksime kõrval tuppa. Ta oli naisterahvas, ma ütlen viisakuse pärast. Et läksime kõrval tuppa, panin käed peale, palvetasime ja see on lihtsalt Jumala nimi, see Jeesuse nimi, ta lihtsalt teeb imet, sest see moment, ta ütles, et jah, nagu on parem, aga me nõustusime temaga tegelikult nii, et kui ta reisile läheb, et on täiesti vaba valudest. Ja siis oligi nii, et ta käis reisil ära ja nüüd siis eile ma nüüd küsisin, et kuidas siis oli. Ma unustasin üldse ära, et ma haige olen. Et see on lihtsalt nii vägev, et kui ma vaatan nagu perioodide kaupa seda aega, et kui kiiresti need vastused, palvevastused tulevad, et siis need hakkavad järjest kiiremini nagu tulema. Et see, ma arvan, et lihtsalt on see, et kui me käime usus Jumala sõnas, et siis see kasvab, see usk sellesse, mis see nimi Jeesus meie läbi saab teha. Et kui me laseme seda teha. Nii
no oma autoavariist ma olen rääkinud, kui ma olin a la 22, et ma seda pikalt ei räägiks, muidu läheb asi natuke liiale, teised tahavad ka rääkida. Aga ma tahtsin seda mainida, et kui arstid ütlevad sulle, et sul ei ole lootust, et sa võid elada veel 2 aastat, siis on sul kõik, on ju. Siis ära usu arste, sest Jumala sõna ütleb meile seda, et me oleme võitjad ja kui me oleme usus, siis me võidame, mis iganes olukord meie ümber on. Et selles suhtes mitte, et ma ei tahaks öelda, et arstid, nemad panevad diagnoosi selle seisu järgi, mis sul on. Aga see on see, mida me silmaga näeme, aga kõik see, mida me silmaga näeme, on ajutine. Et Jumala sõna on igavene. Et selles suhtes julgustan kõiki seisma sõna peal, ükskõik mis olukorras sina oled või su lähedane on, pane käed peale ja Jeesuse nimi teeb imesid. Et üks pisikene kiire tunnistus on veel, see on ka suhtkust ligidalt, et üks sõbranne mul telefoni teel, me suhtleme, ta elab Soomes ja mingi aeg tagasi tal olid migreeni peavalud ja nad olid tal pidevalt. Ja ükskord ma sain südamesse, ma ütlesin, et kuule, pane oma käsi enda pea peale ja me teeme koos nõustamise ja me palvetsime koos telefoni teel. Tema on Soomes, mina olen Eestis ja me muudkui palvetsime. Ja pärast seda tal ei ole peavalusid. Tänu Jumalale, et Jumal lihtsalt teeb need imed. Me lihtsalt peame olema sõnakuulelikud, seda, mis Püha Vaim meile ütleb. Au kuulub Jumalale. Tänu Jumalale. Ja üks asi, mis väga kuidagi nagu läbi käis mitu korda, oli see, et Jeesuse nimi on selles, mis on vägi. Või et Jeesuse nimes on vägi. Ja seda ma olen ka näinud kuidagi just tänavatel kuulutades, et kui sa tood Jeesuse nime sisse oma juttu, siis see on nagu see, mis nagu kuidagi lõikab läbi või nagu lahutab need inimesed, kes on päriselt näljased ja need, kes võib-olla ei taha üldse kuulda. Tihti, kui kuulutada evangeeliumi, siis me peaks alati olema julged, et kuulutada Jeesuse nime. Et julgelt öelda, et Jeesus armastab sind. Et mitte lihtsalt rääkida Jumalast, kes armastab sind, vaid spetsiifiliselt Jeesusest, sest et see maailm, ta võib igasuguseid asju hüüda Jumalaks. Aga Jeesus, seal on ainult üks Jeesus. Ja me peaksime julgelt kuulutama Jeesuse nime. Kui me palvetame haigete eest, siis käskime Jeesuse nimel. Sest Jeesuse nimi on üle kõigi nimede. See on see meelevalla positsioon, mis sellel nimel on. Ja kui me usume sellesse, siis see töötab. Mul tuli üks oma tunnistus ka meelde, ma jagan seda ka siis siia vahele, et kui olin kaitseväes, siis meil on seal narivoodid ja siis mul oli siis narivoodi kaaslane, kes magas minu all ja tal siis varbaküünega juhtus mingisugune asi, et tal tehti operatsioon ja päris kole oli see, ta pidi sidemega olema, ta ei tohtinud eriti ringi liikuda, istus seal voodis ja küsisin ta käest, et kuule, kas ma võin su varba eest palvetada. Natuke imelik küsimus võib-olla, aga mul tuli südamesse seal lihtsalt, mis me iganes tegime parasjagu, see oli vist õhtune aeg juba, panime seal, koristasime oma kappe või midagi. Ja ütlesin, et kuule, et kas ma võin su varba eest palvetada, et ma olen kristlane, sa tead. Ja ta teadis seda juba, et ta ütles, et okei, et palveta, et mis siin ikka. Ja seal samas kasarmus teised kutid olid seal ümber, tegid oma asja, aga mind nagu vist väga ei huvitanud. Panin oma käed alla varba peale sinna, sidemes kõik jalg, eks ju. Ütlesin Jeesuse nimel, ma käisin sellel varbal üleloomulikult taastuda, käisin sellel valul lahkuda, oled terve Jeesuse nimel. Väga lihtne palve, mitte midagi erilist, eks ju. Aga meie palves on vägi. Ja isegi kui see ei kõla mitte millegi erilisena, see ei tähenda mitte midagi. See palve, see on lihtsalt meie usu nagu punkt, kus me nagu väljastame oma usu või paneme oma usu tööle. Ja minu arust see oligi järgmine päev, kus ta läks arsti juurde ja tuli tagasi ja vaatasin, et tal juba jalalt oli see üks side nagu ära võetud, et mingi väike side oli veel jäetud. Ja ta ütles, et arst tegi selle sideme lahti, vaatas varbale peale ja oli imestunud ja ütles sõna-sõnalt niimoodi, et see varvas on küll üleloomulikult kiiresti paranenud. Ja see on see, mis Jumal teeb. Et Jumal tervendab ja tema nimes on vägi. Amen. Aga Virve. Nii, tere siis. Jumal on nii hea. Ma ikka mõtlesin, mida jagada ja
noppisin mõned siia, panin mõtted kirja paberile ka, et siis on hea spikerdada. Et üks hea tunnistus, tunnistused on alati head. Aastaid tagasi tegelikult koguduses üks armas õde helistas, et kuule, mul on üks hea tuttav, tule lähme temale külla. Lähme kuulutame evangeeliumi. Ja tema oli vana proua juba kõrges eas ja ta uues ei käinud ja juttu ei olnud üldse tervisest ega midagi, läksime kohale. Kena olime seal kohal, kuulutasime Jumala sõna, ta elas tütrega koos. Kuulutasime, rääkimisi, Jumala armastab sind ja et ta tahab, et sa teeksid otsuse. Jeesust ei olnud ta südames. Et kuule, ole hea, võta Jeesus vastu. Jaa, ma tahan. Ja ta võttis Jeesuse südamesse. Ja ta sai püha vaimuga ristitud. Ta oli nii rõõmus. Püha vaim tuli ta üle. Oi, ma tänan. Ta oli nii rõõmus. Ja kolmas asi, mis temaga juhtus, oli väga tore. Ma olen seda võib-olla kunagi ka rääkinud. Tal oli siin kaelast alla poole, selja peal oli selline hästi suur, nii suur selline moodustis. 30 aastat oli see moodustis istunud sealt all. Ma ei tea, arstid käinud, ei rääkinud sellest midagi, aga seal ta istus. Ja ta oli umbes selline paks ja tume, niisugune pruun oli. Ja me otsustasime, olime seal 3 kesi, ma ütlesin, et usun, et sina ka. Paneme käed peale ja käskisime siis sellel moodustisel kuivada. Jeesuse nimel, piibel ütleb, pange käed haigete peale, me panime ja käskisime selle ära kuivada. Ja läks mingi aeg mööda, ma ei mäleta, mitte 2 päeva, aga rohkem. Tütar helistab. Tead, kukkus püksi. See moodustis. Ja oligi püksis. Jaa. Et see oli üks, ma ütleks, esimesi võib-olla. Ma ei olnud nii palju koguduses, veel Jumala sõnast ei teadnud midagi, aga nii palju, kui meil tervenduskoolis käisi, sai sõna õpetatud, pange haigete peale käed ja Jumala vaim juhtis ja Jumal töötas ja see moodustis kukkus ära. Ei olnudki mingit muud kui palve läbi. Nii, see oli nii hea tunnistus ja hea tunnistus on väga hea tunnistus, mis ma siin, kui oli pühapäeval, siis ma jagasin ühest armsast naisest, kes oli ka nagu väga avatud ja südamest selline haaras Jumalast kinni. Aga mul on siin tunnistus ka ühest inimesest. Ma olin tööl. Jumal on nii huvitavalt andnud mulle alati sellised töökohad, kus ma olin üksi, töötasin ja ma ei ole kedagi seganud. Lihtsalt inimene astus mul kabinetti, oma ruum oli mul. Meeste rahvas keskeas ja küsib mu käest sidemeid. Aga ma ütlesin, et ei, mul midagi sellist ei ole. Aga mul on paremat. Mul on Jeesus. Ja siis Jeesus saab aidata. Kui on vaja sidemeid, siis Jeesus saab tervendada. Ja siis mul oligi, ise tuli, küsis, ma sain kohe kuulutada. Ja ega see olukord on tegelikult väga hull küll selles suhtes, kui nii, et tal olid mõlemad jalad siiamaani, olid aavandid. Terve see, mõlemad jalad oli sidemites. Ja need aavandid olid niimoodi, et sealt tuli mäda. Tal oli kas pisik verre läinud ja see tekitas talle nagu seda põletiku. Aga võõras inimene, ma ei teadnud, ta ütles niimoodi, et ei olevat abi saanud, kas tal ei olnud haigekassat, ma ei tea, mis asi, aga mida tal, kuidas oli. Ja need sidemetega oli tal päris karm ka, et ta pidi selle leotama lahti, et see oli kohutav. Ja ma ei ole kohanud üldse nii siirast inimest, ta oli vist selle olukorraga niivõrd mastaseina sõna, nii et tal ei olnud midagi tõesti. Ja kui ma sealt rääkisin ja küsisin, et Jeesus armastab sind, kas sa tahad Jeesust oma südamesse praegu võtta? Jaa, ma tahan, oli valmis. Nii siiras, et sa tundsid ära, kui siiras ta oli. Jah, ma tahan, tegi selle otsuse, võttis Jeesus tule mu südamesse, tegi selle päästepalve. Ja ma kogesin selles hetkes kui Jumalaga need koos ajad on olnud, see on aega aastaid tagasi, see Jumala kaastun oli nii üle. Ma keerasin nagu justkui selja, et see tuli nii tugevalt mu üle,
et Jumalal on inimeste vastu kaastunne ja selle mehe vastu oli see suur kaastunne. Jeesus tundis ka inimeste vastu kaastunne, et see tuleb meie läbi ja see ei ole meist, et see meie kurbus, aga ja siis ma ütlesin, et panin talle käed peale ja nõustume nüüd. Ja ta oli valmis, ma panin käed peale Jeesuse nimel, kadugu see põletik ja kõik need probleemid jalgades ja läks ära. Ja aeg läks, ma ei mäleta, kas oli seal 2 päeva, küll kindlasti mitte, võib-olla oli siis rohkem siin nädalaid. Ja kuna ma olin päeval tööl ja astub üks habemesse kasvanud meesterahvas uksest sisse, siis ta oli olnud habelt. Ja küsib, kas te mäletate mind? Ei mäleta. Ei tulnud täna. Ei mäleta. Ja siis ta seisis seal ja hakkas hüppama. Ma saan käia, mul on jalad terved, ma olen rõõmus, mul on terve. Ja oli kõik läinud. Et mul tihti peale, kui ma selle loo peale mõtlen, siis et vaata, seal oli pidalitõbisid ka 10 tükki, et olid, said terveks, eks, aga nad ei tulnud tänama, aga tema tuli kohale, ütles, et ma sain terveks. Et see tuli kogu aeg, mul keed kogu aeg sedasi meelde. Et Jumal on hea. Ta teeb tööd ja ma olen nii tänulik nende aegade eest. Et ma olen kogu aeg sõna saanud ja siis praktikasse pannud. Ja siis oli ka hea tunnistus. Üks armas naisterahvas, kellega ma nagu jällegi tööl olin. See ei olnud mu töökaaslane, aga ma pidin nagu tegelema temaga sotsiaaltööd. Ja temal oli, pidime temaga kokku saama ja meil oli üks kokkusaamine. Aga ta ei tulnud ja siis ma läksin koju ja külastasin teda ja küsisin, miks sa ei tulnud, aga ta oli kukkunud ja tal oli jalg kipsis. Ja mul oligi võimalus jällegi Jumala sõna kuulutada, et Jumal armastab sind ja tahab sind terveks teha. Palvetame praegu siin ja nõustume, et Jumal teeb kiire töö ja me palvetasime, ta sai kiiresti, jalg paranes. Ja siis ta tuli siis sinna töö juurde minule ja ta oli nii rõõmus, ta säras. Ja siis ma ütlesin, kas Jeesus on südame? Jaa, ma kunagi tegin, ta oli koguduses kuskil käinud, Nelipüü kirikus kuskil, Jeesuse vastu võtnud. Ta säras, ta oli nii rõõmus, et ta sai terveks ja ma andsin talle koguduses, siis oli see aeg, kus see kassetid olid, andsin talle kuulata. Ja ta kõik need olukorrad, tegelikult ta oli oma eluga nagu väga hästi halvas kohas selles mõttes, tal ei olnud tööd, tal olid halvad sõbrad ja kõik oli nagu sõna otses mõttes hästi halvas kohas. Aga selle läbi, et ta nägi, et Jumal teda puudutas, aitas teda. Ta oli nii rõõmus, ta kuulas Jumala sõna, ta oli nii avatud ja siiras. Ja tal oli üks väike, mitte väike, vaid isegi suur viga. Halvad sõbrad, aga seal oli alkohol. Ja alkoholiga seal on, kui inimesel on, siis need on halvad asjad tegelikult ja sinna tulevad ka need haigused ja asjad. Ja ma rääkisin talle ka, et ole hea, et hoia nendest eeman, et Jumal tahab, et sa lähed Jumalaga edasi ja et sa ei suhte nendega. Aga ta elas sellises väikses kohas ja vaata ongi, kui raske on ja siis ta ei teinud midagi selleks ja need sõbrad olid ja suhtes nendega edasi. Ja ta sai päris pikalt, ma suhtlesime temaga, ta oli päris kenasti, sai oma asjad järje peale ja raha tuli ja ise ka ütles, et oi, ma tahtsin, palvetas ka ise ka kellegi eest. Et ütles, keegi sai vist terveks või mida ta seal ütles ja siis läks aeg edasi, jälle ta kadus ära. Ja siis ma ei teadnud teda otsida ega midagi, aga ta siis ise tuli nagu jälle nagu rääkima, mis juhtus temaga. Et nagu see ongi, et kui need valed sõbrad inimestel on, siis nad hakkavad jällegi selle vana sisse astuma, alkohol. Ja ta sai jälle, komistas jälle sinna, oli kuskil oktoobrikuus, oli külm aeg, oli kellelgi külas ja napsitasid seal. Ja ta siis hakkas koju minema ja ta kukkus. Ja ta ei saanud enam edasi minna, ta nagu natuke roomas sai, koridoris kukkus ja
ja väljas oli juba külm ja külmetanud oli maa. Siis ta nagu roomas sealt välja, et ikka edasi minna, ta ka ei saanud kuidagi sealt mitte. Ja siis tal tuli kõik see meelde, mis me kõik rääkisime Jumalast. Jumal on hea, Jumal armastab sind. Ja tal tuli sellel hetkel, ta hakkas tegelikult ära külmama, ütles niimoodi. Ma meditsiini ei tea, aga ta ütles, et kõik nagu keha läks kummaks, et see pidi olema see eelne, et nagu hakkaks ära surema. Keha läks täitsa kuumaks selliseks ja et ta ütles, et jah, tundis, et nagu hakkab ära surema. Ja siis ta ütles, Jeesus, aita. Ja sellel hetkel, kui ta hüüdis, tuli üks mees. See oli kell 1 või pool 1 öösel vist. Tuli üks mees, see käis kiiresti. Kuskil oli, Jumal pani kohe, kuskil jälle südamest tuli. Ja tuli, võttis sülle või kuidagi ta nagu siis aitas teda sealt maast, võttis ta sülle ja viis koju ja kutsus siis abi. Aga kuna mind suunati ja ma enam ei saanud selles kohas olla, et ma tulin sealt ära ja ma ei kohtunud enam temaga, ma ei tea, kuidas tal läks, aga see oli imeline tunnistus sellest armsast inimesest, kui ta oli nii siiras ja usaldas Jumalat ja hüüdis ja sai abi. Et kui reaalne on Jeesus tegelikult, kui inimesed on selles kohas. Ja neid lugusid on nii palju, et ma võin siin rääkida pikalt, aga ma räägin siin veel, ma noppisin veel mõned esimesed, võib-olla need on mul väljaspool, mitte nagu tuttavate eest palve, vaid väljaspool jälle esimene töökoht vist oli mul. Ei, see ei olnud esimene töökoht Tallinnas, või teine. Siis ma olin juba koguduses käimas ja siis ma nagu ka minu töö oli siis nagu kohvikus töötasin, töötajate tööriiete eest hoolitsesin. Aga mul oma ruum oli seal. Ja ma nagu kedagi ei seganud ja siis just läksin nagu sealt ühest teisest ruumist läbi ja seal oli üks naine keskeas ja ta oli nii näost punane. Ma ütlesin, et mis nagu juhtunud on? Oi, mul on vererõhk 200, et ma käisin arstil ja arstid kirjutas mul rohtu, aga ma täna ei ole nagu rohtu võtnud. Aga ta töö oli ka tegelikult selline nagu raske, hästi raske. Nõude pesemine ja niisugune asjad olid, et see ei olnud kerge füüsiliselt kui ka kuum vesi ja kõik. Ja siis ma kutsusin ta siis, või tegelikult ma ei kutsunudki sinna oma ruumi, vaid ma samas kohe ma ütlesin, aga ma olen kristlane, et ma võin sinu eest paluda, ma panen su peale käed ja käsime sellel vererõhul korda minna. Ja peale palvet vererõhk läks korda. Kohe. Ja kuna siis tema sai, siis Jumal aitas teda, siis see jutt läks siis teise tema parilisele, siis järgmine kord oli jälle see teine naine seal. Temal oli kõrge palavik ja tööajal, palavik oli tööajal, ma ei tea, rohkemat midagi ma ei küsinud ju. Ja siis tal oli juba usk valmis ja siis ma palatasin selle naise eest ja kohe palavik lahkus. Nii et ta sai abi. Kohe. Ja siis oli veel samas kohas, kus ma seal jälle töötasin. See oli hästi huvitav selles suhtes, et jälle sealt keegi tuleb läbi ja siis midagi küsib ja siis üks meesterahvas, kes seal töötas mingi tehnikaga tegeles, tuli sinna ruumi, ma ei mäleta, mida ta küsis ja ma kohe südames kohe mõtlesin, et Jeesus, kas sa oled kuulnud Jeesusest? Keegi vanaema vist oli talle Jeesusest rääkinud või kuskilt tal oli. Ja siis ma kuulutasin talle Jeesusest ja rääkisin. Jeesus armastab, Jeesus tahab, et ta on terve ja ta ütles, et tal oli mingi probleem kõrvaga. Ja siis ma palvetasin selle kõrvaga, ta ei kuulnud see kõrv. Ma ei tea, kas tal ei olnud, ma ei tea, miks ta arstile ei läinud või mis seal oli, aga ma palvetasin ja ta sai nagu abi. Et kõrva kuulmise suhtes, et hakkas kuulma. Et see oli tegelikult hästi huvitav ja tegelikult Jumal on andnud nagu hästi palju neid olukordi, aga need 4 ma nagu panin kirja. Aga mida ma tahan öelda, et kui me oleme Jumala sõnast osa saanud ja meie osa on kogudusena
välja minna ja kuulutada väljaspool tegelikult. See ei sõltu ühest inimesest või teisest. Mina ka tegelikult, see nii haaras mind kaasa, et panna haigete peale käed. Muidugi tegelikult alguse sai kõik tegelikult sellest, et Jumal nagu saatis mind õigesse kogudusse, kus pastor õpetas tervenemisest ja kõige selle juures oli see ka, et ma olin silmitsi olukorraga, kus mul ema oli insuldis. Ja mul ei jäänudki muud midagi üle, kui ma panin seda praktikasse ja kogu aeg rääkisin Jumala sõna. Ema kuulas Jumala sõna. Ja ema tegelikult ka sai selle läbi, et ta elas minu juures, kuna mikroinsult oli tal kodus, aga hiljem oli tal minu juures, kuidas nägu läks niimoodi. Insuldiga on niimoodi, kisub viltu või niimoodi. Silma ees oli ja kohe nagu see toimus, panin talle käed peale ja käskisin sellele probleemil kaduda. Ja tegelikult ta selle haigusega ka nagu, ma ei tea, kas oli ära unustanud või kuidas, aga ma mäletan, et meil oli seal lastepolikliinikus oli tervenduskoosolek, siis ta tuli sinna ette ja pastor kutsus, kes tahab oma elu Jumalale anda, siis ta tuli sinna ette ja võttis Jeesu oma südamesse. Ja ta oli selles suhtes uskumas ja temaga oli kõik hästi ja tema on Jumala juures ja ta sai abi ja tegelikult kõik need nagu insuldiga need asjad esinevad, seda tal ei olnud, et ta oli nagu minu silmade, füüsiliste silmade järgi oli nagu kõik korras, et aga ma ei tahtnud teda, ei lubanud nagu maale minna, aga ta tahtis maale minna, eks sellepärast ta nii kurb oligi ja eks see kurvastusest ja kõigest ja Jumala juurde ta läks ja tal on seal hea olla. Ja, anna andeks, ja täpselt oligi niimoodi, et kui ta oli seal täpselt niimoodi voodi peal istus ja ma panin talle käe peale näole Jeesuse nimel mine korda või kao see talitushäire või mida iganes või see probleem siit ära või niimoodi ma käskisin, läks otsa. Ja, et tegelikult arstide sõna, tal oli 3 insulti ja sellest nagu ta sai täielikult nagu ei saanudki aru, et tal midagi viga on. Aga 4. oli siis see, et siis ta nagu oli täielikult maas, aga selles suhtes, et ta ei saanud liigutada, aga ta läks Jumala juurde. Et see oli kõik. Ja tegelikult, mis ma veel tahan öelda veel siin, mul tuli praegu selle jutuga meelde. Nüüd, et ma palvetasin, et vahest on niimoodi oma lähedaste ees, sa hoiad oma lähedasi nii kinni. Ja mina olin selline. Ema, sa hoiad kinni. Ma tegin kõik selleks, et palvetasin, Jumal tegi ja tervendas. Aga siis, kui ta seal kiirabiga ära viidi, siis ühel hommikul ma ärkasin. Ja ma täielikult vaimust tundsin. Ma rääkisin Jumalaga, isa, mina ei hoia teda kinni. Tema tahab koju minna, Jumal, sinu juurde. Ma ei hoia teda kinni. Ja ma ütlesin seda siiralt. Mis juhtus? Telefon helises. Et ema lahkus. Et tulge nüüd kohale, et saate teda näha. Ja ma läksin kohale, muidugi nad ei hoidnud seal, aga ta läks Jumala juurde. Ta tegi oma asjad korda ja ta oli väga siiras. Ja seekord, kui see tervenduskool oli ja sai Jeesuse oma südamesse võtta ja et tema on ka kõik hästi, et tegelikult, et kui me saame sõnast osa ja kui me tervenemine on meie osa, siis on tegelikult ei ole, et pastorid või juhid, sest kui sa hakkad seda praktikasse panema, sa tunned ise sellest rõõmu. Mul on kõige suurem rõõm olnud selle üle, kui ma olen näinud, kuidas Jumal tervendab. Ja kui ma rääkisin sellest kaastundest, see kaastunne on nii reaalne. Ja kui ma räägin praegu sellest kaastundest, siis tuleb mulle üks tunnistus veel meelde. Olime ka lastepolikliinikus pastor ütles, et keegi helistas, üks naisterahvas, kellega juhtus ka õnnetus, et tulge koju, kes saab kogudust minna. Ja ma läksin siis kellegiga seal kogudust, meil keegi ja läksime ja ta oli avatud see naine,
temaga juhtus selline asi, et ta sõitis bussis või trollis vist ja järsku nagu buss pidurdas ja ta lõi oma pea ära. Ja siis me rääkisime Jumala sõna talle ja mäletan, olime kellegi õega seal koos kõik kolmekesi ja palvetasime tema pea eest. Ja jälle seesama kaastunne on Jumala inimeste vastu ja Jumala vaim puudutas ja kohe ta sai abi, sest ta ütles, et ei julgenud välja minna ja valu oli vist peas või mis tal seal oli. Et see oli nii reaalne ja ta sai abi ja ta ütles, et ma tulen teid saatma nüüd ja oli nii rõõmus. Et tegelikult, et Jumalaga koos käimine ja kogu aeg praktikasse panna, et see on nii hea. Ja ma tahan seda ka julgustuseks lõpuks ka öelda, et mina olen see olnud, kes tänavatel, kui ma ka oleme pikalt käinud, ma pabistasin ja kartsin ja kõik, aga kui sa teed seda järjepidevalt ja paned praktikasse, kuidas see kaastunne ja sa hakkad neid inimesi armastama ja kuidas sa see kaastunne saab välja valatud, nagu viimane kord see naine seal oli ja ta võttis Jeesuse vastu, sai Püha Vaimu poolt puudutatud ja ma usun, Jumal tegi ta ihus tervise korda ja nii armsad on need inimesed, kes tegelikult Jeesust nagu siiralt vastu võtavad. Vahet ei ole, mis vanuses nad on. Vanemad inimesed see on nii armas, see on nii vaimus. Jumal on rõõm nendest ja sul on ka nii rõõm. Sa tahad seda rohkem veel ja rohkem teha, kui sa näed, kuidas inimesed abi saavad. Ja see tänaval käimine, see on julgustus sulle, et seal on küll, sa lähed kellegi teisega, aga mind on see täielikult muutnud. Muutud on ka teisi, kellega ma koos oleme käinud. Kohe kõik me oleme muudetud, see on nii hea ja üldse ka Jumalaga on nii hea käia. Sa saad kõigi eest palvetada, sa saad oma laste eest palvetada. Mu lapsed on saanud terveks üleloomulikult, kui mu tütar oli koolis, käis 4. klassis ja tal oli kõrge palavik 40. Tema ohtusin, nii tule, pane käed peale. Ja ta usk oli seal kohas, nii kui ma käed peale panin, langes 37 peale ja õhtul kadus see ka ära. Järgmine päev oli reede, nüüd puhka siis minna esmaspäeval kooli. Ja siis oli jälle üks viiruste aeg, oli silmade, hästi selline silmadega mingi probleem või silmahaigused liikusid. Jälle tal oli öösel kell 3 millegi pärast, et öösel on need asjad. Kell 3 oli tal silmadest nii tohutult torked, et ta ei saanud üldse magada. See on nagu nuga või selline. Ja siis ma ka läksin ta juurde, panin käed peale, käskisin sellel sellel põletikul või mis iganes silmades on, Jeesuse nimel kao. Ja ma hakkasin tänama, võttis aega, ma tänasin, isa, sina teed ta sees tööd. Päris võttis aega pikalt kohe niimoodi tänasin, jäi magama, hommikul ärkas. Oli terve, kadunud. Ja samamoodi mul endal kurk oli kell 5 jälle. Nii tuline, nii tuliselt valus. Aastaid tagasi oli nii valus. Ise sa võid ka panna käed peale. Ja panin käed peale ja täna käskisin selle kurguvalul. Mul mees kõrval magas, ma ei saanud kõvasti ka mitte sosistasin. Jeesuse nimel kao see palavik. Ja hakkasin vaikselt tänama. Ja tänasin. Jäin magama, hommikul oli läinud. Kõik see on, ise ka saad panna ja see töötab. Nii hea on Jumal. Ja kui see kaastunne su üle, saad hakkad inimesi armastama. Ja see Jumala armastus meie läbi, see puudutab inimesi. Nii armsad on inimesed, ma ei tea. See on Jumal vist mu sees teinud sellist tööd, et tahaks kõiki kalistada kohe. Aga nüüd ma rohkem ei ole. See hakkas mul voolma südamest praegu tuli, et olge julged praktikasse panema ja Jumal on tõeliselt olemas. Ta armastab igat ühte. Ja mida ma ütlen, see armastus on sinu vastu samamoodi. Mitte ainult need, kes see väljas. See armastus tulebki sinu sisse rohkem ja rohkem. Sa näed teda rohkem. Sa saad muudetud selle läbi, et sa kuuled sõna, see sõna teeb su sees tööd. Ja sa oled nii julge. Alguses olid küll jah, aga Jumal teeb julgeks. Aga ta ootab sinu sõna kuulelikkust ja siis saab teha sinu tööd. Ja Jumal ootab meid kõiki
sõnakuulelikud, rõõmsad olema ja astuma edasi. Aitäh! Et see oli see kõik siis. Amen. Amen. Nii vägev on kuulda neid tunnistusi. Üks asi, mis mulle nagu kuidagi kõrva jäi, oli just see, et kui seal oli see mees, kellel olid need jalahavandid ja siis, et sul tuli see jumalik kaastunne üle sinu ja siis tuli sellest ka see ime, kus Jumal sai ime teha. Et kui me otsustame, et armastuses käia nende inimestega, kellele me kuulutame, kelle eest me palvetame ja et me ei armasta neid lihtsalt nagu inimlikult, vaid nüüd me armastame neid selle Jumala armastusega, siis Jumal saab hakata voolama läbi meie, Jumal saab hakata tegutsema läbi meie ja siis imed saavad toimuda. Amen. Kerti. See Virve jutt oli nii hea, see oli nagu palsam, mida ma praegu vajasin ka. Mul ei ole spikrit. Aga mis evangelismi kool on mulle andnud, on teinud kuidagi... Ma olen ikka kuulutanud ja me käime kuulutamas ja ma olen oma klientidele kuulutanud, aga ma olen hakanud nagu nägema seda, et neid võimalusi rohkem. Et see nädal mul oli koostööpartneriga üks projekt ja ma läksin taksoga ja ma olen endaga mõelnud, et taksojuhtidele rääkida ja ma olen rääkinud ka, aga see mees kuulas raadiot, siis oli seal mingi muusika ja ma ütlesin talle sõbralikult, et kas me võiks niimoodi vaikselt sõita. Ja siis ta pani raadio vaiksemaks ja siis ta rippus seal rist. Ja siis ma ütlesin, et väga hea võimalus nagu rääkida. Ja samas mees oli tatoveeritud ja vahel me vaatame nagu välise peale, et kuidas ma talle räägin või kas tema üldse tahab Jumalat, on ju. Ja siis ma hakkasin rääkima ja ta teadis nii palju piiblist, ainult et tal oli mõne asja suhtes oli natukene nagu vale arusaam, mõned asjad suhtes. Ja siis ta ütles, et nii hea on rääkida Jumalast, et nii vähe inimesi on, kes räägivad Jumalast. See uskumatu. Ta teadis nii palju piiblist ja siis ma andsin talle pärast selle päästmispalve kaasa ja siis selle ühe lehe, kus on siis need tunnistused, nagu, mis Jumal on teinud inimeste eludes. Ja siis tulin tagasi, siis ma läksin ka taksoga, siis oli teine mees. Ja siis ma hakkasin ka rääkima ja ma ei saanudki täpselt tükk aega aru, kas ta kuuleb mind või ei kuule ja mis keelt ta räägib, eesti keelt või vene keelt. Ja ma rääkisin edasi. Ma olen nagu vaatasin tema nagu südant, et ta vajab seda ja rääkisin ja siis ta hakkas kuulama ja siis ta hakkas kaasa arutama. Ta hakkas rääkima, et Jeesus suri meie eest. See oli nii huvitav, et see evangelismi kool on meil nagu aidanud, et sa saad nagu käima või sa oled seda enne ka teinud, aga sa hakkad neid võimalusi rohkem nägema, kus nagu rääkida. Ja temal andsin ka päästepalve ja siis need, mis on siis need tunnistused, mis Jumal on teinud. Aga ühte asja õppisin ka see nädal, et me võime ka tujukad olla. Meil võib ka olla halb tuju. Aga Jumal on õpetanud, et kui sa hakkad käima rohkem kuulutamas ja rohkem rääkimas, siis ole ettevaatlik, sest kui sa siin praegu naeratad ja kuulutad evangeeliumi ja kuskil oled siukse turtsus on ja, et see õpetab tegelikult muutma kogu su elu. Sa pead nagu jälgima ennast, et sa käid armastuses ja ma olen nii tänulik selle töö eest, mis Jumal teeb, et ta teebki seda tööd meis, et vormida meist täiuslikuks ja selles aidata meid nagu. Ja et me oleksime need evangeeliumi kuulutajad nendele inimestele ükskõik mis olukorras. Ja töö juures oli vahva, ma vist ei jõua enam rääkida. Et meil oli üks naine, kes ütles, et tal on seljas valud ja arst ei leia et ta ei tea, miks need valud on.
ja mina ütlesin kohe, et mõõdame sinu jalgu, et teinekord on nii, et midagi on selgroos on nagu ei ole korras. Siis panin ta istuma, mõõtsin ta jalgu, aga ta ise ju ei näe, on ju, ja tal oligi 1 sentimeeter nagu lühem jalg. Mina võtsin telefoni ja mõtlesin, et ma pildistan siis seda olukorda ja näitan talle. Ja siis palvetasin. Ja siis jalg läks siis ühepikkuseks, ma tegin jälle pildi, siis ma jälle näitasin. Ja kusjuures ma küsisin pärast, kui ta tuli teine kord, et kas see valu lahkus. Ta ei ütelnud mulle seal koha peal, aga ta ütles, et jaa, aga koha peal juba lahkus valu. Et arst ei teadnud, mis põhjus on. Käed olid ühepikkused. Ja siis ma näitasin ühe teisele kliendile, tuli jutuks nagu sellest. Näitasin seda pilti ja ma ütlesin, et tahad, vaatame sinu jalgu ka. Siis tema jalad olid ka üks lühem. Ja ta oli nii innukas, ta nägi neid pilte, ma näitasin, et näed, et ma teise naisest palusin, et kõik läks korda, on ju. Jumal tegi. Ja siis ta tahtis ka. Ja siis ta ka ei näinud, ma tegin pildi, on ju. Ja siis pärast palvet oli jalg korras, ma ütlesin, et näed, et siis tegin pildi. Ja siis vaatas. Ja siis hakkas kõiki oma haigusi ette lugema. Et siis palvetsime nende eest ka. Ja kusjuures ta käib juusteravis ja palvetsin ta juuste pärast ka, see oli üks teema. Palvetasin seal ja ütlesin, kuule, et ma ei tea, mis asi see on, aga ma näen sul juba reaalselt praegu neid juukseid. Päriselt ka, mul käis kohe silme ees, tal olid sellises olukorras juuksed, kus ei ole nii nagu vaja on ja ma nägin reaalselt juba seal koha peal. Ja siis ta tuli teine kord. Me kohtusime vist äkki 2. või 3. korda ja nüüd tal ongi juustega ime, sest tal oli selline olukord, et ta on 9 kuud oodanud juuste muutust, ei ole tulnud ja nüüd ta tuli. Et selles suhtes on ka ime ja ootame veel imesid. Tänu Jumalale. Kui me oleme julged, siis Jumal liigub. Amen. Ja astume julgelt välja oma igapäevaelus ja siis Jumal saab liikuda ja kuulutame julgelt evangeeliumi. Ja ma usun, et kui me jagame neid tunnistusi, siis Piiber räägib sellest tegelikult, et seal on ilmutuses see kirja koht, et tunnistus Kristusest on prohvetlik vaim. Ma ei tea, kas see on see otsetõlge või ma praegu inglise keelest mõtlesin. Aga igatahes see point on nagu see, et kui me tunnistusi räägime, siis tegelikult me kuulutame välja, et Jumal teeb seda uuesti. Et Jumal teeb seda uuesti ja usume, et Jumal teeb seda uuesti. Sel laupäeval, järgmistel kordadel meie igapäevaelus Jumal saab tegema neid samu asju ja veel vägevamaid asju uuesti. Nii et oleme julgustatud. Kellelgi on veel tunnistust jagada, siin ei ole, siis tänaseks lõpetame ja aitäh kõigile, kes tulid. Näeme laupäeval kell 11 ja lähme kuulutama. Amen.